ilus ta ei ole. Lage heinamaha, heinaküünid kuhjad, harva puudega. Ilus ta ei ole, kõrval karjamaa, kehvalt üle kaetud, harva metsaga. Ei ta ilus ole, mäe küljege, mõni vabat maja, mõni saunake. Järv ei ole ilus, jääse katte all, kuu ta üle valvab talvel igaval. Kui tume veel kauaks ka sinu maa ja raske su koorem kanda, kui enam ei jõuakski ka sa soovide siniranda. Täht süttib ehk taevasse üle veel, lill tärkab su hauapinnast ja sinu mõte ja sinu meel kord tuksub su rahva rinnast ja liigub ja loob ja lehvitab ja kauneid radasid rajab. Su rahva koda see ehitab ja põlvest põlveni kajab. Mõeldes Juhan Liivi elukäigule võib ilmselt ütelda nii, et selles elus oli päris palju pettumus ja üksildustunnet. Isegi vaimset tasakaalutust. Ja just nii Juhan Liivist sageli räägitakse. Aga kui me siin juures ei lähtuks mitte Juhan Liivi kaasaegsete arvamustest ja mälestustest, vaid loeksime lähemalt Juhan Liivi loomingut, siis ma arvan, et meid lausa üllataks Juhan Liivi elurõõm ja tasakaalukus mitmete erinevate nähtuste vaatlemisel ja hindamisel. Juhan Liivi loomingu tee lõpp-punkti kuulub 1911. aastal kirjutatud essee Ääremärkused. Ja selles essees käsitleb Juhan Liiv ka oma kaasaegset kirjandust. Ja selle kirjanduse seas on selliseid tekste, mis tänapäeval on ammu unustuse hõlma vajunud. Need on paljuski noorte kirjanduslikud katsetused, sellised väikestes joontes tekstikesed. Ja kui Juhan Liiv neid tekste loeb, siis tal kindla peale tuleb meelde, et tema nüüd suureks kuulutatud luule lükati omal ajal tagasi. Aga näiteks need väikesed tekstikesed on võinud ilmuda. Ja mul tekib küsimus, et kas Juhan Liiv ei võinud selle äärmärkustes kuidagi pettunult öelda, et miks minu suur looming nagu omal ajal tagasi lükati, aga sellised tühised tekstikesed siiski tänapäevani ilmuvad. Ja mind tõeliselt üllatas, et Juhan Liiv ei ütle nii ja ilmselt ta ka ei mõtle nii, sest Juhan Liiv ei hinda maailma oma pettumuste horisondilt. Temast ei ole saanud kibestunud vanamees, ta on midagi muud.
ja ääremärkuste ehk tema loomingu ühe viimase kirjutise viimane lause kõlab hoopis nii. Vulise ojakene rohkem, kuni eluvärske noor oled. Ma astsin hommikul õue, tulin meeletult tagasi, kõik enne elu surnud, uuest sündinud ma jällegi. Kõik elud oli vangis, oli rauas ahelas, oli midagi selle vahel, mis põues lainetas. Nii iga päev ma suren ala lõpmata ja 1000 korda süda kokku käänab valuga. Nii igal hommikul ärkan ma uuest sündinud, siis uuesti ära suren, uuesti ärkan muudetud. Tundub, et Juhan Liivi ellu suhtumisega on kuidagi sügavalt kooskõlas ka tema loomingulised püüdlused. Juhan Liiv on päris mitmel pool üritanud ka oma loomingulisi püüdlusi kuidagi moodi seletada. Nii luulevormis kui esseevormis. Ja kõige kaugemal ulatuv, kõige programmilisem, kõige sisukam katse on kahtlemata tema essee ääremärkused. Ja seal polemiseerides oma kaasaegsete luuletajatega ütleb Juhan Liiv nii. Sealt iseendast mina püüan välja saada kellessegi teisesse, elusse, valgusesse, kontrastidesse, mis kirjatöösse puutub. Muidugi on juba huvitav see, et Juhan Liiv räägib püüdlemisest valguse poole, aga kirjutab ometigi luuletuse Tule ööpimedus. Ja esmalt ei tundu, et selline loominguline kreedo üldse ühtiks kuidagi tema luule üldpildiga. Teatavasti ju sageli tõstetakse ka Juhan Liivi värsside taustal esile biograafilist tausta ja väga paljud inimesed räägivad, et Juhan Liivi paljud luuletused räägivad temast endast. Aga siiski on minu arvates raske mööda vaadata sellest, et kui me vaatleme lähedalt Juhan Liivi luuletusi, siis tõepoolest see kontrast on seal kuidagi oluline. Ja kontrast ei olegi midagi muud kui teatava vastanduse sisseseadmine, erinevuse rõhutamine. Väga paljud Juhan Liivi luuletused sisaldavad kontrastseid pindu ja mitmed neist ongi üles ehitatud kontrastpiltidele, kus ühel pool on näiteks luuletuse peategelase sisemaailm ja teisel pool näiteks mõni valitud loodusdetail. Ja ma arvan, et selle kaudu kujunebki Juhan Liivi luules mingisugune liikumine iseendast kellessegi teise. Ta mühiseb männimets üle maa, üht vabaduse laulu lõpmata ja ümberringi ja üleval, nii taevast üle ja taevast all kuhab laulu hääl. Ma vaatan, ei sõna ma ütelda saa, mu süda on õnne täis lõpmata. Ei sõna ma ütle, ei tahagi ka, mis tarvis, ei teda saa pidada, ma kisendan ühes temaga. Ma arvan, et Juhan Liivi filosoofilist maailma tegelikult märgati suhteliselt varakult. Kuigi esimese olulise Liivi uurija Priidebert Tuglase käsitlus on hästi eluloo keskne, paneb Tuglas siiski tähele ka Juhan Liivi luule maailma filosoofilist sügavust. Arutledes Liivi luuletuste mõjuvuse põhjust üle, ütleb Tuglas nõnda. Ja lõpuks, Liiv mõjub ikkagi ainult sellepärast, et ta on luuletaja, poeet. Seda on võimatu seletada, seda võib ainult tunda. See on mingi müstiline loomuomadus, mis avaldub ühes õnnetus inimeses. Kui soovitakse, see on mingi haigus, mingi vaimu pealetulek,
süsimusta taeva kummumine üle pea. Kuid sest taevas tuikavad heledad, valus kirglikud tähed, selle ahastuslik õnnelikul maal valitsevad seadused, mis võõrad reaalsele maailmale. Seal valitseb oma filosoofia, oma tõde ja tarkus, mis ei vasta sellele, mida tunneme nende sõnade all igapäevases elus. Selle fragmendi on Douglas tõenäoliselt kirjutanud 1913, see on Juhan Liivi viimasel eluaastal. Ja ma arvan, et sellest ajast saati on Juhan Liivi luules valitsevad seadused, filosoofia, tõde ja tarkus saanudki küsimuseks eesti keelt kõnelevale inimesele. Esitan teile Juhan Liivi luuletuse Rändaja. Tulin linnast. Lumesadu. Tööd ei leidnud kusagilt. Lumesadu, jalad väsinud läbi näljane. Kuskil teed ei tule kiiri. Aeg ju hiline. Ennäe, tulekene siiski vilgub viimati. Koputan ja astun sisse. Lahkelt lahti tehakse. Tüdruk võtab ahjust leiba, sooja leiba. Mõtelge. Soe saun ja lõhn nii armas. Tühi kõht. Kas soovite külamees vast sooja leiba? Murdis tüki minule. Suure tüki sooja leiba. Oh, küll maitses magus see soe leib. Ja soe süda. Perenaine tasane. Kust sa tulid, kuhu lähed? Kas sul naine võõras mees? Säält ma tulen, sinna lähen. Olen vaene reisimees. Mitu venda sul või õde? Isa, ema elavad? Mina üksi. Kibe tõde. Kõik nad ära surivad. Tibi, 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 tibi. Suurem neist on kukeke. Mul on 4 kanapoega. Jutt neid ajas ülesse. Aitäh!
kuskil peab algus kokku kõla olema. Kuskil suures looduses varjunud on tema vägevas laotuses. Täeringide kauguses on tema päikeses ära sees. Lillekeses metsakohinas ema kõne südame muusikas või silma vees. Kuskil peab surematus olema, kuskil algus kokku kõla leitama, kust oleks muidu inimese rinda saanud ta muusika. Tere! Juhan Liivi luuleauhinna žürii pidi sel aastal oma tööd tegema interneti teel. Mulle tundub ikkagi, et me saime päris hästi asjaga hakkama. Ja tahan siis natuke rääkida, kuidas töö käis ja kes nomineerusid. Žüriisse kuulusid 7 inimest: Kauksi Ülle, Kait Eiland, Kadi Kivilo, Tanar Kirs, Janika Kroonberg, Jüri Talvet ja kuulusin ka mina, Mart Velsker. Ja see auhinna otsustamine on käinud pikki aastaid ikka tõesti üsna ühtemoodi. Kui nüüd maha arvata see, et me ei saanud kõik ühel ajal Liivi muuseumisse kokku tulla, siis ikkagi nende vanade reeglite järgi käis asi ka nüüd. Ja paljud küllap seda protseduuri ka teavad, aga kõik võib-olla ei tea, nii et ehk oleks hea üle rääkida, kuidas seda auhinnasaajat valitakse. Iga žürii liige valib välja ise oma maitse järgi reeglina ühe luuletuse. Tõsi küll, Alatskivi kool teeb otsuseid sageli kollektiivselt ja siis Alatskivi kooli esindaja neid otsuseid vahendab, aga muidu ikkagi üsna individuaalne otsustus. Ja kõik need välja valitud luuletused ka nomineeruvad. Nii et meil on 7 nominenti ja siis, kui need nominendid on välja valitud, siis toimub arutelu, seletatakse ja põhjendatakse, miks üks või teine luuletus võiks selle auhinna saada. Ja kui mõttevahetus on läbi, siis toimub hääletamine. Hääletamine on selline, kus kõik panevad kõikidele luuletustele mingisuguseid punkte. Ikka reeglite järgi muidugi, aga ükski luuletus ei jää hindamata ja siis lüüakse need tulemused kokku ja kes siis selle
hääletuse tulemusena rohkem toetust leiab, see ka auhinna saab. Ja žürii tööd juhib tavaliselt eelmise aasta auhinna saaja, see oli selge aastal nõnda, nii et Kauksi Ülle sai luuletusega Imepuu selle auhinna aasta tagasi ja nüüd saab keegi teine. Kes nendest 7 nüüd selle auhinna saab, seda ma kohe veel ei ütle, aga et nominendid on Kärt Hellermaa Igatsen puutüvede järele, Hänilase Edimetsa jõulupüha ummuk, Kivisildniku 22. nõrk märk teadvusest, Triin Paja Öö on tume nagu õdede juuksed, Karoliina Pihelgase Tuules, Tõnis Tootseni Vares rogiseb rannas kui konn ja Merike Õimu kui mitu valu sul võlgnen. Mis neid nominente võiks iseloomustada ja kas on neis ka midagi ühist ja midagi liivilikku? See on keeruline küsimus ja ma kogen seda keerukust juba 3. aastat järjest, sest 3. aastat järjest olen ma sattunud Liivi luuleauhinna väljaandmisel kõnet pidama. Ja eelmine aasta siis, kui Kauksi Ülle luuletus selle auhinna võitis, rääkisin ma sellest, et kõik need nominendid on väga keeletundlikud ja siis üsna mitu neist on ka loodustundlikud või see looduspeegeldus on olulisel kohal. Ja kui nüüd neid tänavusi nominente vaadates, miks mitte, midagi sellist saaks rääkida ka praegu. Kitsamas mõttes loodusluulet ehk on natuke vähem, aga keskkonnaga seotud motiive on siin ikka ja ma hakkasin siis omaette mõtlema, et jah, et võiks sellest mullusest kirjeldusest ka lähtuda, aga võib-olla ikkagi läheneda kuidagi teise nurga alt sellele asjale. Ja tõepoolest, mulle näib, et see ühisosa on olemas, võib-olla siis ka liivilik ühisosa ja kui nüüd ka see ühisosa päris ühtemoodi kõigis luuletustes ei avaldu, siis enamikus ometi ja see, et erinevused tulevad, on iseenesest ju loomulik, teisiti nagu olla ei saakski. Selle ühisosaga pean siis silmas ennekõike seda, et 5 luuletust 7 peegeldavad kuidagimoodi inimese ja inimese keskkonna suhet. No see ei ole nüüd kindlasti mitte mingi ühine ökoloogiline programm, seda oleks liialdus väita, aga mingil kaudsemal viisil võib-olla võib siit ökoloogilistki aspekti välja lugeda ja kes teab, võib-olla on see siis meie aja märk. Kärt Hellermaa ja Tõnis Tootsen kirjeldavad oma luuletuses loodust ja toovad siis välja paralleeli inimtegevusega, et see loodusest tuletatud metafoor kuidagi inimolemist ja inimese tegemisi märgib. Karoliina Pihelgase luuletuses võiks öelda, et paistab inimene olevat nagu maastik, et seal toimuvad mingid tähelepanuväärsed üleminekud. Võtame Triin Paja luuletuse, siis seal on juuksed mustad nagu ümbritsev öö. Nii et see öö, mis kõnelejat ümbritseb, see on ühtaegu inimese juustes. Või kui me võtame Hänilase luuletuse, siis selles võrukeelses tekstis kirjeldatakse esimest jõulupüha ja esimese jõulupüha hommikut ja just seda rahu, mis ümbritsevas talukeskkonnas valitseb, asjades, kõiges, mis seal ümberringi on ja siis
ühtlasi saame aru, et see ümbritsev rahu ühtib rahuga inimeses. Nii et siin tekivad mingisugused analoogilised lahendused. Tõsi, kui me võtame Ameerika hõimuluuletuse või kivisildniku luuletuse, ma arvan, et päris samamoodi seda asja kirjeldada ei saa, aga siis võiks öelda, et nendes luuletustes on intensiivsel viisil teised olulised suhted välja toodud. Hõimuluuletuses mitte siis niivõrd inimese ja keskkonna suhe, kuivõrd inimese ja inimese suhe. Ja kivisildniku luuletuses siis kitsamalt selle lüürilise mina ja Juhan Liivi suhe. Nagu öeldud, kõik luuletused on tähelepanuväärsed, aga milline neist luuletustest auhinna võitis, sellest kuulete õige pea. Igatsen puutüvede järele. Igatsen puutüvede järele, nende mustri, koe ja tüünuse järele, nende joigudest tihke sisemuse järele, mis on ometi vaim kerge, hele ja õrn. Õrn pimedus, mis lööb südame valla, kohe kui tüve sisse jõuad. Pole vaja koputada, ainult kuulata kõrvadeta, näha silmadeta, tunda vaimustavat voogu, salapulbitsust, mis puhastab ära su peenimatki urked ja pühendab su täiuslikult tüvede 1000 toimsesse toimumisse, mis tundub olevat eemal, aga on ometi siinsamas. Igatsen puutüvede järele. Olen igavene rähn, kes koputab puude ustele ja kugistab nähtamatuid tõuke, kunagi söönuks saamata. Kui mitu valu sul võlgnen ja viiviseid valede eest. Tulid, et klaarida arved, enne kui jää saab veest. Kas lepaleht maksmiseks sobib või Nikolai näoga rahad? Ehk järveveelt peegelpilte või 3 orava nahad. Seisad lävel. Ei solvu, kinni ei pane ust. Võta mu rõõmud, mis järel, ära võta mu kurvastust. Nii, tehakse raamatuid. Niimoodi. Mina olen kivisildnik ja kes teie olete, seda me ei saa kunagi teada. 22. märk. 22. nõrk märk teadvusest. Juhan Liivi mälestuseks kutsuge mind Poola kuningaks. Eestimaa radadel olen ma ainus, kes veel seksuaalsest frustratsioonist luuletab. FS seda enam ei tee. Eestimaa aerofotol peaksin ma selgesti näha olema. Kosmosest peaksime näha olema Jeesus Kristus koos minu erektsiooniga. Ilma asjata sündisin ilma asjata läks kõvaks. Puid võib lõhkuda selle suhu vittu perse kirvega. Kõik on kokku üks jälk, Käkimäe käkk. See on raamatust Armuloo prügikast. See on osa suuremast raamatust Armuloo prügikast. On 3. osa. 3. osa, tagumine osa.
edimise jõulupüha ummuk. Vaikus taren ja trepikohan. Vaikus keldrin ja katusse kotsil. Vaikus inimese vaive vallan. Lämmi tuli suureda rahun. Lämmi tuli jõulukündla küllen. Lämmi tuli inimese mõttide ilman. Rahu majaman vessunu mõttusse üle. Rahu talvitsen tümmen taivan. Rahu inimese püsümade ihun. Vares rogiseb rannas kui konn, pöörab nokaga ümber ühe lapiku kivi, et mis seal all on? Ei midagi. Lonkab mõlemat jalga järgmise kivini, pöörab ümber, et mis seal all on? Ei midagi. Lonkab mõlemat jalga järgmise kivini, pöörab ümber, joob kivipesast nokatäie soolast vett. Ikka pidulikum kui merest. Lonkab mõlemat jalga järgmise kivini, et mis seal all on? Vaeseke, mis mõttetus. Mõtlen ja pööran järgmise lehe, et mis seal peal on? Tuules. Midagi lehvib tuules. Midagi lendab peost ja kaob. Võib-olla papliseemned, võib-olla mõte või mälestus suvest. Linnuparv koristatud põllul, teisel pool teed kõrbenud hein. Mina jagunen samuti. Kui vaatad lähedalt, näed mandri jää liikumise jälgi. Veresooned nagu voored. Maastik kõneleb. Olen ajutine nagu üheaastase taime õitsemine. Midagi lendab peost ja kaob. Võib-olla oli see olnu raskus, mis korraks järele andis. Mudane mälu, ma otsin su jälle üles. Öö on tume nagu õdede juuksed. Kuu tõuseb, sale kaardub nagu luige kael. Ent öö on tume nagu õdede juuksed. Mäletan kahte õde. Nende silmad olid kitsekuldsed. Nende pead olid täide tõttu pügatud. Paljuks nende väikeste käte jaoks liig suurte mantlite käised keeratud üles ja kiharad helkisid põrandal nagu vareses oled. Me olime lapsed. Emad täitsid varesed me valuga. Jootsid haigused harakale. Mõne ema armastus on nii püha. Ta niisutab nälgivale leiva enda verega. Ma lugesin männijahust. Ma lugesin, kuidas laste kehad kivistusid. Justki oleksid neelanud ränikive ja ametüste. Ma lugesin, et Tšernobõli lapsed ei naerata. Nende õpetaja ütleb, et lapsed ei mängi ega naera. Meie raamatud põlevad, aga ei soojenda. Harakad ja varesed kogunevad. Laste tervest rasked ja tumedad. Nagu öö on tume. Tume
ega õdede juuksed. Jaa. Juhan Liivi luuleauhinna võitis sellel aastal Triin Paja luuletusega Öö on tume nagu õdede juuksed. Ja mul on tõesti suur rõõm, et see asi nii läks. Triin Paja on minu jaoks olnud huvipakkuv autor vähemalt esikogust saati. Ja tõsi ta on, seni ongi talt ainult üks raamat ilmunud, luulekogu pealkirjaga Nõges tuli trükist paari aasta eest ja pärast seda on ilmunud ka uusi luuletusi, nende seas ka siis tänane auhinnaluuletus, kuid uut raamatut me siis esialgu veel ootame. Aastal 2019 oli Triin Paja samuti Juhan Liivi luuleauhinna nominendiks ja koguni 2 luuletusega ja ma siis lugesin aasta eest varakevadel neid luuletusi ja mulle tundus, et jah, et need luuletused on tõesti head ja et tõenäoliselt Triin Paja selle Juhan Liivi luuleauhinna millalgi saab, aga on vaja see õigemast õigem luuletus ära oodata. Ja mul ei tulnudki väga kaua oodata. Juba värske rõhu oktoobri numbris ilmus luuletus Öö on tume nagu õdede juuksed. Minu jaoks oli siis seesama õigemast õigem luuletus ja ma esitasin selle luuleauhinna nominendiks. Rääkisin enne sellest, et inimene ja tema ümbritsev keskkond on mitmes auhinnale nomineeritud luuletuses oluliseks teemaks ja siis on nende luuletuste seas ka see Triin Paja luuletus, aga esmapilgul paistab küll nii, et ikkagi keskkonnateema siin peamine pole. See tekst küll haakub keskkonnateemaga, aga põhirõhk näib olevat kuskil mujal. Luuletuses Öö on tume nagu õdede juuksed kordub pealkirjas esitatud võrdlus esimeses ja viimases salmis. Ja teksti alguses ja lõpus me siis tõesti nagu viibiksime koos kõnelejaga kuskil öisel maastikul ja need seosed seal toovad meelde minevikku, toovad meelde valulikult sotsiaalse tagapõhjaga loo või meenutuse, kus siis lõpuks sulab kokku olevikuline ja minevikuline pool. Ja no minu jaoks vähemalt muutus lahtiseks ka see, kas see kõneleja võiks kuuluda sinna õdede sekka või mitte. Alguses mulle tundus küll, et see kõneleja vaatab neid õdesid kõrvalt ja täitsa võimalik, et autor niimoodi seda ongi mõelnud. Ma ei tea, aga pärast seda, kui luuletuses on öeldud fraas "Me olime lapsed", hakkab paistma, et seda saab lugeda ka teisiti. Ükskõik kumb lugemisviis nüüd valida, igal juhul on see luuletus ühtaegu ka luuletus kõikidest lastest ja nende ohustatusest sellest maailmas, mis on täis malu ja haigusi. Ja see, et luuletust saab lugeda mitut moodi ja samas, et need mitu lugemisviisi on ühe tervikelamuse teenistuses, see on minu arust siin iseloomulik. Enne juhtisin tähelepanu ka pealkirjas leiduvale võrdlusele, see võrdlus siis, mis tekstis kordub. Inimene ja ümbritsev saavad siin selles võrdluses kokku. Aga vähe sellest. Selles luuletuses saavad kokku ka keel ja keele abil kõnelda. No võib öelda, et see juhtub iga luuletusega nii, aga siin kuidagi erilisel viisil. Me siis võime vabalt ette kujutada, et näiteks need harakad ja varesed seal luuletuses kogunevad kuskil looduses, aga me saame samas aru ka sellest, et nad kogunevad inimese lausutud sõnades.
ja nende sõnade läbi on nad täidetud haiguse ja valuga. Ja nii jõuamegi siis olukorrani, kus üht teisest, teist kolmandast lahutada on väga raske. Ja me vaatame lapsi kõrvalt, oleme ise lapsed, me näeme samaaegselt tööd ja musti ukseid, me lausume sõnu ja elustame seeläbi ümbritsevat. Ja lõppkokkuvõttes on siis lugeja haaratud luuletuse tumedasse tervikusse ja ta ei pääse sealt tervikust nii kergesti enam lahti. Ja hea ongi, et ei pääse. Aitäh selle eest ja palju õnne Triin Pajal. sõbrad, luba, naeratust ei sallitagi.